Jäeta see riigi hooleks, mida öösel kosmosest vaevu näha on, et asju vürtsitada. Venemaa tungis Ukrainasse. Lääs aitab Ukrainat. Iraan aitab Venemaad. Ukraina ründab Iraani. Ja nüüd on võib-olla Põhja-Korea rünnanud Ukrainat. Ja siit algabki jutt maailmast sõjas. Proovime sellele jälile jõuda, sest kõik on väga segane ja see muutus viimastel nädalatel põhjendamatult teisejärguliseks looks. Tõepoolest, enamik meedia spekulatsioone sellel ajal sõja kohta on keskendunud võimalikule Venemaa mobilisatsioonile. Nende kuulujuttude päritolu näib olevat Ukraina enda korduvad hoiatused, et see võib juhtuda. Ja on arusaadav, miks see tähelepanu tõmbab. Viimane kord, kui Venemaa seda proovis, oli 2022 aasta sügisel, kui Putini võimupositsioon oli võib-olla kõige ebakindlam, mis see kunagi olnud on. Aga me oleme ka arutanud, et siin olev luureinfo on ebamäärane ning Ukraina sooviks edastada sõnumit, et mobilisatsioon on tulemas, sõltumata sellest, kui tugev see luureinfo on, sest juba ainuüksi mobilisatsiooni oht on piisav, et tekitada Venemaal poliitilisi probleeme. Igatahes on kogu see mobilisatsiooni jutt pannud Ukraina teise hoiatuse tagaplaanile. Ometi on just sellel palju paremad tõendid väite kinnitamiseks. Ja just sellepärast räägimegi täna sellest, kuidas Põhja-Korea sekkub Ukraina sõtta. Kui sa nüüd mõtled, et see kõik kõlab tuttavalt, siis on arusaadav. 2024 aastal, kui Ukraina tungis Kurskisse, avastas Kreml, et neil on käes poliitiline probleem. Vene ajateenijad, rõhuga sõnal ajateenijad, peaksid kaitsma kodumaad. Kogu 2 aasta taguse mobilisatsiooni probleem seisnes aga selles, et tavaline venelane ei tahtnud mingil juhul osa võtta Kremli lääne suunas suunatud edevusprojektist, isegi kui selle tagajärjed olid jõudnud föderatsiooni pinnale. Piirivalvega tegelevad ajateenijad ei olnud samad, kes 2022 aasta sügisel värvati, kuid nad olid olukorra pärast siiski pahased. Seetõttu tuli neil, kes olid nõus Kurski kaitses osalema, maksta palgalisa. Täpselt sama palgalisa, mida Kreml hakkas maksma vabatahtlikele lepingulistele sõduritele, kes suundusid Ukrainasse. Aga see tähendas Vene sõdurite ümberpaigutamist Rindelt ja Donbassist Kurskisse, mis oleks seganud Venemaa võimet Ukrainas territooriumi vallutada. Seega tegi Kreml täiesti tavapärase asja. Pöördus üle kogu Euraasia mandri suurima rahvusvahelise paaria poole. Umbes 12 000 Põhja-Korea sõdurit hakkasid oktoobris Kurskisse saabuma. See võttis veel umbes 5 kuud, kuid lõpuks tõmbus Ukraina Kurskist tagasi. Põhja-Korea osutus kaitselahingus otsustavaks, isegi kui Kimi sõdurid polnud kaasaegse sõjapidamise tegelikkuseks valmis. Aga pane tähele, et Põhja-Korea tegevus piirdus ainult Kurski endiga. Põhja-Korea väed ei olnud idarinel ega pommitanud sihtmärke Kiievis. Venemaa oli sisuliselt vahetanud miljardid dollarid tehnilise abi Põhja-Korea relvaprogrammidele ja tonnide viisi toiduabi tööjõu sissevoolu vastu, nihutades kõik poliitilised probleemid armee värbamisel Moskvast Pyongyangi. Umbes nii on asjad seisnud juba üle aasta. Aeg-ajalt esitas Ukraina süüdistusi, et Põhja-Korea tulistab rakette üle piiri. Kuid muid Põhja-Korea eskalatsiooni pärast pole siin laiemat lääne tähelepanu pälvinud. Peamiselt seetõttu, et Põhja-Korea vastutust pole kinnitatud. Olgu, liigume nüüd kiiresti edasi vaid mõne nädala tagusesse aega, kui ilmnesid esimesed märgid, et midagi uut võib juhtuda. Zelenski avaldas luurehinnangu, mille kohaselt oli Põhja-Korea valmis saatma Venemaale 30 000 uut sõdurit. Pea meeles. Kurski kaitsmisel kasutati vaid umbes 12 000 põhjakoreaalast. 30 000 uut sõdurit on märkimisväärne hulk. Ja see on veelgi huvitavam ja ainulaadsem võrreldes 2 aasta taguse olukorraga, kui sa ei arva, et Ukraina on lähiajal valmis alustama uut pealetungi Venemaale. Et veelgi lisada segadust tekitavale meediaseisule, tuli selle süüdistusega kaasa tõendeid, et Venemaa valmistab logistilisi operatsioone Ukrainast kirdes, ilmselt selleks, et vastu võtta Põhja-Korea kontingenti. See erines märgatavalt palju leebimatest väidetest Venemaa mobilisatsiooni kohta, kuid viimane sai siiski palju rohkem meedia tähelepanu. Ja see viib meid 10. augusti ööle vastu 11. augustit, kui Venemaa või vähemalt mingi üksus Venemaal lasi Kiievi ja Zaporižja suunas välja raketisaju. Kiev on õigustatud saanud lõviosa tähelepanust raketirünnakute puhul,
kuid seekord sattus meedia tähelepanu keskpunkti Zaporižžja. Peamine sihtmärk näib olevat olnud Zaporižžja tehas, mis on üks Ukraina suurimaid terasetehaseid. Kuid see polnud see, mis muutis rünnaku märkimisväärseks. Higem oli selleks rünnaku viis. Seal oli tavaline segu Iskanderitest ja muudest Vene ballistilistest rakettidest. Aga selle eripära oli see, et kasutati ka mingit hulka KN-23 rakette. See tähendab Põhja-Korea raketid. Kui palju neid on, pole selge. Need on sisuliselt Põhja-Korea vaste Iskanderile ja radaril näivad need peaaegu identsed. Täpset tuvastamist saab teha ainult rusude läbi uurimisega. Siiski on murettekitav see, et mõned stardikohad olid samast piirkonnast, kus Venemaa näis valmistuvat võimalikuks Põhja-Korea stsenaariumiks. Ja raportites puudub teave selle kohta, kes tegelikult lasud tegi. Seega jääb meile kaalumiseks 2 võimalust. Üks võimalus on see, et Põhja-Korea saatis Venemaale raketisaadetise, mida Kreml nüüd kasutab. See ei oleks sõjas murranguline muutus. Venemaa on juba alates 2023 aasta viimastest päevadest tulistanud üle 100 Põhja-Korea raketi. See lihtsalt rõhutaks, kui olulised raketid on selle sõjaetapi jooksul. Alles eile arutasime, kuidas Ukraina on drooniprobleemi kontrolli alla saanud, kuid on rakettide vastu sisuliselt kaitsetu. See juhtub siis, kui Patriotide varud otsa saavad. Ja kaitsevõime puudumine näib olevat kandunud üle ka Zaporižžja rünnakule, sest pole ühtegi teadet, et mõni rakett oleks alla tulistatud. Seetõttu on Moskvasse jaoks loomulik valik hankida rohkem ballistilisi rakette Põhja-Koreast. See tuleb muidugi teatud hinnaga. Põhja-Korea ei tee seda tasuta, kuid see on mõistlikum või panna rohkem raha Shahedi tehase lisavahetustesse, kui Ukraina need niikuinii alla tulistab. Veel üks eelis, millest Kreml kindlasti aru saab, on see, et Ukraina ei saa lennutada Flamingot üle kogu Aasia, et hävitada ühtegi nendest seotud tehastest. Erinevalt sellest, mida Ukraina võib hakata Venemaal sees tegema. Kui tegemist on ainult relvatarnega, paljastab see siiski sõjas asümmeetria võrreldes sellega, kuidas Euroopa ja Bideni administratsioon asju lahendavad. Täpsemalt, konservatiivne lähenemine lääne relvadega Venemaal rünnata lubamisse. Siin on tegemist natuke õunte ja apelsinide võrdlusega. Kolmanda osapoole abiga korraldatud rünnaku järel on Venemaal rohkem geopoliitilisi võimalusi kui Ukrainal. Aga see ei muuda fakti, et Ukraina on endiselt ebasoodsas olukorras. Loo huvitavam külg on see, kas Põhja-Korea tegelikult tulistas need raketid välja. See oleks, nii palju kui me teame, esmakordne. Veelgi laiemalt oleks see esimene kord, kui sõda Ukrainas on murdnud välja oma kahepoolsetest raamidest. Ja, me võiksime veeta hetke, et selle väite juurde vajalikud mööndused lisada. Himiles, et Kursk asub Venemaa siis. Tehniliselt ei sisenenud Põhja-Korea siia Ukrainasse. Võib-olla ainult nende raketid tegid seda. Vene droonid ja muud kahtlase iseloomuga objektid on leidnud tee paljudesse NATO riikidesse. Siis on veel see kummaline punane joon sõjas üldisemalt, kus on üks asi anda sulle väga suur pomm, aga ise selle väljalaskmisnuppu vajutada ma küll ei tohi. Kogu olukord on väga kummaline. Kui me arvame, et selliste rakettide eest vastutavate mobiilsete tulemeeskondade töö ei ole eriti töömahukas, siis miks Venemaal üldse on vaja, et Põhja-Korea seda teeks? Võrdluseks on Kiiev väitnud, et umbes 90 põhjakoreaalast saadeti Ukrainast Kirdesse koos 6 raketiheitja ja 120 raketiga selleks otstarbeks. Kas Venemaa on tõesti nii meeleheitel, et vajab lihtsalt inimesi? See kinnitaks mõtet, et oleme veidi rohkem kui kuu kaugusel sellest, et Venemaa mobiliseerib 500 000 meest. Aga teisest küljest, pärast segaduste perioodi näivad eelmise kvartali lepinguliste värbamiste numbrid Kremlile korralikud, ulatudes 1000 inimeseni päevas, mis on vajalik praeguse rindeseisu säilitamiseks. Palgaad on küll taas tõusnud, aga sõdurid on ikkagi endiselt kohal. Samas ei selgita see, miks Venemaa väidetavalt valmistub 10 000 põhjakorealaste paigutamiseks Venemaale. Vastasi on selles, et venelasi ise seda tööd tegema välja õpetada. Võib-olla, aga venelased on neid relvi ka varem kasutanud. Miks nad ei võiks lihtsalt oma ridu laiendada, nagu tavaline armee teeks? Neil on olnud üle aasta aega seda teha. Ja me ei näe, et ühe rünnaku käigus lastaks välja nii palju Põhja-Korea rakette,
et selline väljaõpe Venemaa võimekust üle koormaks. Ja kui see on praegu lihtsalt Venemaa rünnak, siis peame taas küsima, mida füüsiline Põhja-Korea kohalolek seal teeb. See ei saa olla lihtsalt käputäis ohvitsere, kes operatsiooni üle järelevalvet teevad, andmeid koguvad ja aitavad Venemaal probleeme lahendada. Seda, olen kindel, on juba aastaid tehtud ning see on mõlemal pool rindejoon tavaline. Kas Venemaa siis lihtsalt valmistab ette olukorda, kus Põhja-Korea saab vaikselt üle võtta, luues poliitilised tingimused nii, et rahvusvahelisel areenil ei huvita kedagi Põhja-Korea raketid, sõltumata sellest, kes neid tulistab? Kogu sellel olukorral on Ukraina jaoks nii häid kui halbu külgi. Kui Venemaa on tõepoolest abi palunud, siis on siin ka midagi positiivset. Kremli jaoks on sisepoliitiliste probleemide lahendamisel tekkinud veel üks takistus. Siiski, ja ma olen kindel, et kuulete vastupidiseid ülioptimistlikke väiteid, ei ole see Ukrainale siiski kokkuvõttes hea uudis. Laim vastakoalitsioon. Lääne vastu mängib õrna tasakaalumängu, kus igal osapoolel on oma huvid, kuid praegu võimul olevatel valitsustel on piiratud poliitiline kapital, et oma soove ellu viia. Venemaa on kogu sõja vältel suutnud leida oma poliitilistele probleemidele odavamaid lahendusi ning seejärel kasutanud oma rikkust, et neile täielikult panustada. Mõtle sellele nii. Igal vastaskoalitsiooni riigil on oma piir, kui palju, parema sõna puudumisel, jama nad suudavad taluda. Teatud määral on võimalik vahetada jama raha vastu. Valitsus saab kodumaal rohkem hea tahet osta, et jama tasakaalustada, kui neil on rohkem raha käepärast. Hiina taluvus selle jama suhtes on sisuliselt olematu. Osta Hiina tooteid ja müü oma tooteid Hiinale allahindlusega, kuid poliitilist abi sealt ei tule. Iranil oli kuni umbes 6 kuud tagasi üsna palju mänguruumi. Aga nüüd, kui Ameerika Ühendriigid viivad läbi oma erilist Hormuzi operatsiooni, pole süsteemis enam üldse varu. Ja isegi pärast selle lõppu võib uus kõrgeim juht ikkagi soovida olla koduste protestide suhtes ettevaatlik. Selle asemel on Põhja-Korea see, kus on mänguruumi. Ja see on Venemaa jaoks veelgi parem, sest poliitiliste koormate üleviimise lisakulu Pyongyangi on suhteliselt odav. Põhja-Korea on nii vaene, et peotäis rublasid võib seal palju korda saata. Seega, vastuseks pealkirjas esitatud küsimusele, me ei tea, milline on Põhja-Korea praegune staatus selles sõjas. Võib-olla vajutavad Põhja-Korea alased praegu nuppe, et Ukraina pihta tuld anda. Võib-olla hakkavad nad varsti palju rohkem tegema, sest nende operatsioonide laiendamiseks ei ole vaja 10 000 sõdureid. Aga isegi kui praegu midagi sellest ei toimu, on olemas hea teoreetiline põhjus arvata, et see võib varsti juhtuda. Samal ajal, kui soovite naasta lihtsamasse aega, mil me mõtlesime kahepoolsele konfliktile, siis vaadake üht neist 2 suurepärasest raamatust invasiooni alguse kohta. Ja kui teile meeldis tänane video, siis palun laikige, jagage ja tellige kanal ning kohtume homme. Hoidke end!